kui ma mõtestan lahti ettevõtte siuke juhttiimi, siis minu roll selles ettevõttes on panna kokku erinevad mosaiigikillud ja üks kild nendest on ka personali juhtimine, aga loomulikult on turunduse juhtimine, tootearendus, IT, protsessid. Et mina tegelen pidevalt sellega, et see mosaiik kokku mängiks ja kui selle mosaiigildude vahel mingisugune peotäis liiva on, et see sealt välja saada, et pilt kokku mängiks. Siis minu ootus nüüd on nagu sellele, et kui mina saan personalijuhtimist ettevõtte juhina võtta kui ühte funktsiooni ettevõttes, siis minu personalijuhi töölaual on 100% personalijuhtimine. Et ma võin alati rahulikult mõelda, mina oma suures pildis näen, et personalist tuleks meil teha seda, aga ma tean, et keegi mõtleb mul nagu 40 tundi nädalas selle peale, et mida tuleb personalijuhtimises teha või mida turundusjuhtimises või infotehnoloogias. Et nii see tiim kokku mängib ja see on see minu ootus personalijuhile, et 40 tundi nädalas mõelda selle peale, et kuidas meie inimkapital selles ettevõttes maksimaalselt väärtust looks. Mina suudan seda mõelda nagu mingisuguse 5 tundi nädalas. Mina olen alati öelnud oma minu tiimis olete personalijuhtidele, minu esimene ootus on see, et personalijuhi esimene mõõdik on inimkapitali tootlikkus. Et see on see, millega tegeleb meil nagu personalijuht. Et kui mina olen juhtinud siiani nagu müügi- ja inimorganisatsioone, siis meil ei ole kivi, rauda, tehaseid, seadmeid, millega toota ettevõttele väärtust. Et minul on inimkapital. Personalijuht peaks kogu aeg mõtlema selle peale, et tema käes on organisatsioonis inimkapital, mis peab äriettevõttes looma väärtust. Et kõik need tegevused, investeeringud sinna inimkapitali, selle inimkapitali laiendamine värbamiste näol või siis nagu koolitamine, arendamine, kõik peavad viima sellega, et kui sa paned sinna midagi sisse, siis me loodame, et see loob ka väärtust välja. Et see on nagu siuke esimene mõõdik, et mille taha võib defineerida loomulikult nagu siukseid väiksemaid eesmärke, et ala, et milline meil oma töötaja rahulolu ja millised meil arenguprogrammid on ja nii edasi. Et aga ikkagi, et peamine see, et see, millest me personaliga räägime, on see, et tema tegevus peab panema meie inimkapitali tootma.